Järjekord erakorralise meditsiini osakonna ukse taga Põhja regionaalhaiglas on suhteliselt tavapärane. See on keeruline oodata patsientidel ja pingeline töö arstidele. See on katkematu liin 24 tundi ööpäevas. Sotsiaalministeerium on plaaninud nüüd seda olukorda natukenegi just arstide vaates leevendada. Nimelt näitab meie eelmise aasta statistika, et meie suurimate haiglate Tallinna ja Tartu EMOsse pöördujate puhul oli väga suur protsent selliseid, kellel poleks olnud vaja sinna tulla. Me anname võimaluse öelda inimestele, loomulikult pärast esmast läbivaatust, et abi tuleks saada kuskilt mujalt, näiteks perearsti juurest, apteegist või kuskilt mujalt. Et tegelikult on EMOsse ise pöördunud inimeste hulgas päris palju just neid, kes tegelikult ilmselgelt EMO abi ei vaja. Näiteks väga kerge nohu, mõnikord tullakse puuki eemaldama, mõnikord on väga kerge nahalööve ja nii edasi. Selle mõte on see, et inimesed reeglina ei tea ega ei anna endale aru, kui tõsine nende mure on. 2025. aastal oli selliseid pöördumisi lausa 58%. Põhja regionaalhaigla EMO juht tervitab sellist sammu igati. Meede on oluliselt vajalik, väga vajalik just eelkõige seetõttu, et kõik need muudatused, mis me oleme siin eelnevate aastate jooksul teinud, ei ole Tallinna vaatest ja Tartu vaatest EMOde ülekoormust vähendanud, nii et tegelikult me peamegi liikuma sammuke jälle edasi ja tegema seda teavitustööd ja selgitustööd rohkem patsientide hulgas ja ka võtma selle vastutuse, et kui me neid muudatusi järk-järgult hakkame rakendama, et see patsient, kes siia pöördub, jõuaks ka siis selle õige abiosutaja juurde. Meil on olnud selline käitumine väga heaks tavaks, midagi valutab siis EMOsse. Kui selline süsteem käivitub, kas siis ei ole oht siin hätta sattunute suureks pahameeleks, kui järjest hakatakse neid perearsti juurde saatma? Tasub ka seda tähele panna, et siis see personal, kes EMOs tegeleb nende väga kergete juhtumitega, nemad saavad hakata tegelema rohkem raskemas olukorras inimestega. Ja teine, mida ma tahaks rõhutada, et tegelikult parimat nõu on, et näiteks kerge viirusinfektsiooni puhul või ka puugi eemaldamisel saabki just nimelt apteegist, võib-olla ka perearstikeskusest. Ja ma kindlasti tuletaks meelde ka 1220 ööpäevaringne perearsti nõuandetelefon. Sellises olukorras näeb õendusjuhtide ühendus, et see protsess viiakse sisse liialt kiirustades ning pole piisavalt ettevalmistatud ning pole muudetud kehtivat tiraaži juhendit. Sellega seatakse ohtu patsientide ohutus. Me ei teegi, nii nagu ka minister on öelnud, et see on haiglatele võimalus, see ei ole kohustus ja me ei kohusta kedagi oma meeskonnaliikmetest neid tegema, et need on ühised otsused. Keegi ei tee seda otsust individuaalselt ja alati me lähtume ka patsiendi ohutusest, nii et meie eesmärk on ikkagi patsient õigele teekonnale suunata ja me teeme seda ikkagi ekstreemsetel juhtudel, kui EMO on ülekoormatud või meie teine töötsoon on ülekoormatud ja meil ei ole võimalik koheselt patsiendile arstiabi anda, kes tegelikult ei peaks EMOsse üldse tulema. Mis on selle kõige eesmärk? Aga eesmärk on see, et suunata patsient rohkem perearsti nõuande telefonile helistama, pöörduma rohkem perearsti poole ja otsima teisi võimalusi, kui siit uksest ikkagi sisse astuda ja nõuda, et teda kohe terveks ravitakse.